Et ütleme niimoodi, et kes endale hakkavad või plaanivad kuuri vundamenti või aia vundamenti ehitada, siis betoonimehide sinna küll ei leia. Algus lähed sinna muda auku, on ju. Savi ja kõik leepub jala külge, on ju. Ja lõpuks, kui kõik valmis on, siis on toimiv hoone, on ju. Kui Eestis on inseneride probleem, siis tegelikult on terves Euroopas inseneride probleem. Täna meil on külas Toomas, kes on väga noorest east olnud ehitusega väga sügavalt seotud. Ja temal oli küll natuke vastupidi, et enne oli ettevõtlus ja siis tuli kool, aga tema räägib meile natuke lähemalt, mida kõike võib sulle kool eluks ka pakkuda. Alustame sellest, Toomas, et millal sa siin koolis käisid ja mida sa üldse õppima tulid? Tervist! Mina käisin siin koolis 2019 kuni 2023 ja õppisin hoonete ehitust. Sa käisid samal ajal minuga ju? No näed. Okei, kuidas siis nii hilja nagu, mis sa siis enne tegid? Ma ei tea, elasin. Ma tegelikult kunagi läksin Tartu Ülikooli õppima, aga see jäi mul pooleli, siis kui õige aeg oli õppida nii-öelda minu vanuse kohta. Aga see jäi pooleli ja siis läks mingi 20 aastat mööda peaaegu ja siis ma otsustasin, et kuna ma ehitusega olen terve elu tegelenud ja ehitusega nagu seotud olnud kogu aeg, et siis võiks nagu ehitust õppima tulla ka, et eks kuna see tasemete värk tuli ka Eestis peale mingist hetkest, ma ei mäleta enam mitu aastat see on, et siis allkirja õigus saada, selleks oli vaja ka õppima tulla ja siis lõpuks ma võtsin kokku ennast ja tulin õppima. Ehitusega tegelenud siis hoonete ehitusega, kuidas sa sinna üldse sattusid siis? No ma olin, ma arvan, 15 vist kunagi, siis hakati Sotkast ehitama sinna Susihotelli kõrvale ja ma ei mäleta, see peatöövõtja oli, võib-olla oli Skanska, võib-olla ei olnud, enam ei ole teda turul igal juhul, aga siis ma läksin abitööliseks sinna, mäletan, korjasin mingit tolmu ja prügi ja vedasin minema, sain mingit raha, aga mida ma ei mäleta. Ja üks ehitus oli siuke tasutöökoht võib-olla, kuidagi sealt see alguse sai ja sinna juurde ma jäin. Siis mingist hetkest ma tegelikult olen lõpetanud Tallinna ehituskooli ka, maaler, groofi ja plaati erialal. Siis ma töötasin natuke sellel alal ka, natuke aega küll, mitte väga kaua. Ja siis edasi nagu sealt on see värk läinud kõik. Ja kui sa lõpuks siis otsustasid, et kõrgkooli, siis miks just kõrgkooli? Miks mitte näiteks Tallinna Tehnikaülikooli, kus saab peaaegu samaväärse hariduse, kui mitte parema? Jah, võtsin tõka-tõkas Tallinna Tehnika kõrgkoolis on see pluss, et see kaugõpe on sinna, et iga päev elu kõrvalt on natuke keeruline, et mul on siin 3 last ka ja töökoht ja kõige selle kõrvalt veel õppima minna, et see kaugõppe versioon nagu sobis väga hästi. Või panin sobima, et 1 nädal koolis ja 3 nädalat või 4 nädalat said nagu tegeleda oma igapäevaeluga edasi, et töö ja kõigega. TalTechis minu meelest ei ole kaugõppe varianti, vaid seal on siiamaani see, et sul on ainult päevaõpe, et ma olen seal seda magistrit ka natuke vaadanud ja mõelnud, aga ma pole päris jõudnud sinna sellepärast, et seal on see päevaõpe ainult, ehk siis see tekitab teatuid komplikatsioone. Okei. Kui sa siis siia kooli nagu õppima tulid, kui sa oled nii kaua ehituses olnud, siis need teadmised või asjad, mis sa siit omandasid, kui palju nad sulle juurde andsid või sa tulidki lihtsalt, et teen paberi ära? Ei, andsid kõvasti juurde, ütleme see energiatõhususe pool ja hoonete sisekliima ja kõik seda, sest mul ei olnud nagu väga aimu midagi, et see kõik oli uus mu jaoks. Mäletan, tegin neid töid, siis täitsa suure õhinaga tegin kohe see nagu siukses, ma ei oska kirjeldada, mingis põnevas maailmas olin, vaatasin, uut infot tuli igalt poolt, et see mulle väga meeldis, et igapäevaselt ma olen betoonitöödega seotud, et ütleme, mis puudutas betoonitöid, siis see oli mul nagu siuke lihtsam osa, et mingi eelarvestamise poolega, eks ma olen ka kokku puutunud, võib-olla mitte nii detailselt, kindlasti koolist tuli mingit infot juurde, et ma ei arva kindlasti, et see oleks kuidagi maha visatud aeg, ma õppisin väga palju siit juurde, et ma ei oska nüüd kõik, ütleme, AutoCAD, Revit, siuke joonestamine, kõik see pool, sellest ma olin AutoCADis nii-öelda ainult see
selle kasutaja pool, kes oskas nagu vaadata joonist ja natuke nihutada seal, aga et ma midagi joonestada oskaks, seda ma ei osanud. Nüüd ma nagu oskan, et siin kustumatud mälestused mingitest käsklustest siin kooli õppimise ajal. Tore, kui need meeles on. Mul küll meeles ei ole. No siin oli üks enter lõpetab käsu. See on kõigil meeles, ma arvan. Õige. Tavaliselt ma küsin, et et mis siis peale kooli edasi tegid, aga sinu käest ei ole nagu vist nagu otseselt nii väga mõtet see küsides tegelikult sa jätkasid arvatavasti suhteliselt sama teekonda, nagu sa eelnevalt oled teinud, on ju? Jah, sisuliselt küll jah, et pärast kooli läks nii-öelda sama ta edasi, et koolikoormus kadus ära õnneks. Okei, kooli ajal ja siis arvatavasti natuke enne, mis oli see peamine valdkond siis, kus sa tegutsesid ja mida sa iga päev tegid? Mulle on üks betooniettevõte on, kolleegiga kahekesi juhime seda, siis oleme omanikud, et põhiliselt teeme betooni- ja montaažitöid ja enamasti veel montaaži, kuigi monoliittöid ka. Ja see ongi meie igapäevatöö, et hinnapakkumiste koostamine, nende objektide majandamine, meil on ka objektjuhid, kes neid objekte muidugi hästi juhivad, aga igapäevane töö nagu on niisugune võib-olla administratiivtöö, pakkumiste koostamine ja nagu ma ütlesin, nii-öelda tugi nendele objektijuhtidele, personaliga tegemine, kõik see igapäevane niisugune mudru. Ma vaatasin, et see ettevõte on natuke aega ikka tagasi asutatud. Jah, vist 2011 aasta detsember, kui ma õigesti peast mäletan. Jah, et siis tegelikult see ettevõte nagu, kuidas ma ütlen, ta oli ju ikkagi üles ehitatud selle ajal, kui sina juba kooli läksid. Ehk siis kas oli nagu, saad sa nii öelda, et oli nagu mõnevõrra kergem õppida, sest et sul see töökoormus oli võib-olla nagu juba ära jaotatud või mingi see spurt oli tehtud? Jah, ma arvan, et see mõnes mõttes oli lihtsam, et ma sain, et ma nagu ütleme, et need inimesed, kes objekti peal otse töötavad, siis nendel tuleb kõnede laviin ka koolis, ma mäletan, pidid jälle välja jooksma klassist, et kogu aeg keegi helistab, küsib, mis see on või kuidas see on, et täpselt, et mina sain oma võib-olla tööd natuke sättida selliselt, et ma tegelesin näiteks pärast koolipäeva nende asjadega ja läksin koju, võtsin arvuti lahti ja hakkasin rahulikult töö asju tegema, et me ei pidanud seda punktkell, ma ei tea, 1:30 tegema päeval, et selles mõttes oli võib-olla lihtsam, aga üks väike planeerimine ikka tuli teha, et see kõik toimiks ka nii. Olgu, ühendame siis betotiimi, jah, ja siis kooli, et hoonete eriala, aga te ju otseselt hooneid ei ehita või ehitate. Teil ma vaatasin kodulehel, et on erinevad mastaabid, just kui teete nagu kõik, on ju. Betoonitöid ma mõtlen just. No karkassi ehitame, jah. Teete ikka... Korterelamaid, ärihooneid, mingisugused tootmishooneid vahet ei ole, kui ega vundament on suhteliselt igal hoonel betoonist ja siis karkass on küll erinev, aga betoonist karkassi on ka õnneks väga palju. Ehk siis ikkagi see ainult see välikarp on nagu teie teha, on ju? Et see kõik see, mis sa siin koolis just kui õppisid, siis see sisemus või see, kas see ei hakanud nagu rohkem huvitama, painama, et äkki nagu sinna sissepoole ka kuidagi minna oma ettevõttega või üldse tegemistega? Ei, otseselt ei ole jah nii mõelnud. Ei ole jah, see hoonekarp on selline piisav väljakutse. Et eks igal mingil sellel tööl või ütleme, jah, viimistlusel või eriosadel või ma arvan, igal ühel on omad plussid ja miinused, et meie võib-olla pluss on see, et me ehitame karbi valmis, läheme minema sealt ja sellega on nagu teema maas, ja teiseks me oleme nagu monteerijad, et me nagu peent siseviimistlust ei tee, et võime võib-olla natuke robustsemalt, kvaliteetselt ja vastavalt normidele robustsemalt võib-olla ehitada kui siseviimistlejad, et siseviimistluse puhul on nagu eriti niisugune võib-olla subjektiivsus mängib ka rolli, et klient vaatab, mulle ikka see sein ei meeldi. Ta ei oska nagu põhjendada, miks talle ei meeldi. Karbi puhul on jah, teil selles mõttes väga hea, et pihite käed puhtuks lähete minema, keegi see lõpuks ei näe, on ju. Või üldjuhul see kaetakse ära, eks. Ja garantiitööd osas ma ütleks ka, et need on väga üksikud korrad, kui me oleme pidanud mingid garantiitöid tegema, et reeglina sa armeerid, sa betoneerid, kui on projekti järgi tehtud, siis ei tule mingid garantiitöid, et garantiitööd on näiteks mingi 3 kiiesti sandwich-paneelide
seal soojustusribasid paigaldame, et on läinud mõni natuke halvasti või mõni nii-öelda ebakvaliteetselt paigaldatud, tekib mingi väike külmasild, siis on vaja olnud seepärast korda teha, aga need on üksikud korrad. Räägi, kuidas üldse jõudsid siukse mõtteni tollel ajal siis 2011 aasta detsembris või millal iganes, et asutada just selline ettevõte ja tegeleda sellisel maastikul, nagu kus sa täna oled? Sattusin Tallinna Ülikooli ehitusele. See on uus hoone nüüd, mis Narva maantee ääres on Peda uus hoone, ehitati 2011 aasta, võib-olla ka 10 juba, oma ehitaja oli vist peatõvõtja, kui ma õigesti mäletan, ja siis ma sattusin ühte betoonifirmasse tööle. Tegelikult oli see 2007-2008 oli see nii-öelda masu, kui praktiliselt, no mitte päris, aga väga palju ehitusprojekte kinni pandi ja ei ehitatud üldse, et ütleme, too hetk oli ka raskem tööd üleüldse leida. Ja ma mäletan, ma töötasin, mingi aeg ma olin, ütleme, et ka selles firmas, kus ma töötasin, tegelikult ma töötasin siis kahjuks peatõvõttu ettevõttes, see oli Betonex, praegu see Betonexi mingi tütarettevõte Betonex ehitus, siis ma töötasin seal projektijuhina, aga see firma läks 2007-2008 pankrotti ja siis ma ei mäleta, kas aasta või võib-olla 2 ma ei teinud üldse suurt midagi, olin lihtsalt olin. Mingist hetkest siis oli vaja jälle tööle minna, et siis ma sattusin kuidagi sinna monoliit betoonitöid teostavasse firmasse ja siis ma ehitasime seda Peda seal ja siis ma kohtusin seal firmas ka oma praeguse kolleegiga, kellega me koos siis mõtlesime, et võib-olla teeks ise nagu omal käel edasi, et temal on siiamaani väga suur betoonitööde kogemus, et ja siis kuidagi sealt see mõte nagu sündis, et teeks siis ka omal käel. Kas aeg ka soodustas seda ettevõtte loomist? Ma mõtlen selles mõttes, et täna on neid tegijaid väga palju, on ju, et kuidas sellel ajal oli? Eks neid ikka on, ma arvan, et siis oli ka palju, ma ei tea, jah, võib-olla, et ma nii ei oska võrrelda, aga eks neid tuleb ja läheb ikka, et niisugused vanad suuremad tegijad, kes siin Lilleküla staadionid ehitasid ja üldse suuri monoliiditöid tegid, need tegelikult on kõik nagu ära lõpetanud minu meelest oma tegevuse, et eks ta vist nii läheb, et mõned lõpetavad, mõned alustavad ja sealt samast firmadest, kes lõpetavad, nendest tulevad ka nagu kui sul on näiteks mingi suur betoonifirma, sul on seal objektijuhid, projektijuhid paned otsustad oma tööd oma firma nagu kinni panna, ega need inimesed nagu selles mõttes laokile ei jää, et spetsialiste vajatakse, osad spetsialistid otsustavad iseseisvalt edasi minna, osad lähevad mingisse teistesse konkurentide juurde, et meil ka teatud mõttes, me lihtsalt kasvasime võib-olla firmast välja või nii, et siis otsustasime, et me teeme midagi. Ja kui raske oli läbi suruda enda ettevõtet tookord seal maastikul? Eks see algus on ikka alustad nagu pisiksemate asjadega, oled võib-olla natuke põhjalikum, natuke detailsam, edasi lähed juba natuke suuremate asjadega, võib-olla igasse detaili ei saa nii süveneda. Eks see hind määrab ka meil Eesti ehitusturul väga palju, et hind on tihtipeale nagu ainuke asi, mille põhjal otsustatakse. Ja kui sa suudad nagu seda madalamat hinda võib-olla pakkuda, siis sa saad ka töö endale. Nüüd tänapäeval meil ei ole hind kõige madalam, aga me nagu proovime oma sõna alati pidada ja õigeks ajaks kõik asjad kvaliteetselt ära teha, et eks see võib-olla ka aitab meid natukene tööd leida, aga samas see hind ikkagi odav hind, see on ka ikka argument. Sellepärast võib-olla täna on ka tulnud need alliansi projektid ja nii edasi, kus tegelikult kõige odavam pakkuja ei võida alati, on ju? Ja ei, see on iseenesest, ma nagu ka mõttes tervitan seda, et päris kõige odavam pakkuja ei tohiks võita, et eks Eesti ehitusturg on näinud ka siin ehitusettevõtjaid, kelle pärast minu meelest on tehtud need seadusemuudatused, et kõige odavam ei võidaks. Vigadest õpitakse. Ja. Ainult läbi üks-ühele mudeli ju. Jah, küll läheb aega, aga tuleb ja riigiaparaat on aeglane, aga liigub. Kui suur meeskond sul täna on? Meil on 40 inimest,
firmas tööl ja siis me kasutame ka alltöövõtjaid, kellega meil on niisugused koostööd. No siis omajagu keda juhtida ju. Ja seda veel ka, ma saan aru, kooli kõrvalt tegid kõike. No jah, eks meil oli kolleegiga jagatud ka, aga jah, kuidagi me seal ära toimetasime selle, jah. Et jah, kas omajagu niisugune montaažitööde brigaadi suurus on keskeltläbi 6-8 meest, et kui see on seal 20 inimest, siis see on jämedalt 3-4 brigaadi, kes siis saaksid 3-4 erineval objektil tööd võib-olla teha. Aga kui on rohkem mehi vaja näiteks, siis on rohkem koos ja siis on objekte vähem. Ma olen kuulnud, et betoonitööd, või ma olen ise ka näinud, et betoonitöödel eestlasi on väga raske rakendada. Et nende töökultuur on erinev, on ju. Et ikkagi kuskil betoonitöödelt me võtame teistest riikidest töötajaid sisse. Kas see vastab ka nagu hoonete ehituse karpide puhul ka tõele või? Jah, ega meil on ka enamus on ütleme töömeestena, kes platsil töötavad, on reeglina on jah, kas ütleme emakeel on kas vene keel või ukraina keel, et eesti mehi meil väga ei ole. Meil on olnud küll eesti mehi ka, aga hetkel ütleme platsil, kes betooni valavad, ei ole. Et küll aga on ikka eestlasest betoonimehi ka, et siin suuremad betoonifirmad nagu Merko Betoon ja Nobe näiteks ja minu meelest neil on küll eesti mehi ka, et päris nii ei saa öelda, et ei ole. Okay. Kas sa tood välja ka mõned suuremad objektid, mis te olete teinud oma betotiimiga? Mingid suuremad hooned või? No näiteks Tallinna vanglat ehitati, Fund oli peatöövõtja, siis ütleme 80% hoonete montaažist tegime meie seal. See on päris suur ala seal Tallinna vanglas, seal on 2 meestevanglat, 1 naistevangla, siis oli seal vist toitlustushoone, peahoone, koertehoone, välivangla, need kõik monteerisime meie. Mis veel suured on, Haberstis on need tornid seal ringi ääres, Endover, Rocca Towers, ja Endover on seal metropoli ehitus, seal me oleme kokku vist monteerinud 3 hoonet, et 4-3, ja Üt või Üüt ehitus monteeris ka seal, või nii-öelda ehitas sinna 2 maja, need on ka meie kokku monteeritud. Need on kõrguslikult, korrusepindala ei olegi nii suur, aga kõrguslikult. Ja nüüd me monteerime või ehitame näiteks Mustamäe keskuse taha tuleb see Mustamäe Manhattan, nii-öelda nagu arendaja seda nimetab. See on vist praegu ei mäleta, 24 või 25 korrust. See sama väike ala, mis see keskuse taga, üsna väike ala on ju? Ja üsna väike ala. Sinna tuleb Manhattan? No sinna tuleb veel 2 hoonet, et ühele poole ehitab minu meelest Eventus mingisugust tervisemaja ja teisele poole siis tuleb 25 korruseni. TTP aktsiaselts on seal arendaja ja peatöövõtja ja sinna tuleb kõrge torn. No jah, ei midagi öelda. Et saab Mustamäe peale vaadata, kes sinna endale korterid ostab. Kuidas on üldse betoonkonstruktsioonide ehitus ajas arenenud? Kui sa võtad tagasi siis näiteks 10 aastat versus nagu täna, mis on suuremad muudatused või muutused toimunud, olnud? No, näiteks mis on muutunud on, kui me räägime seinapaneelidest, seinaelementidest, siis vanasti olid need seinaelemendi, siis need 2 seinaelementi pannakse omavahel nagu kõrvuti, on ju, siis sinna pannakse armatuur sisse, millega siis seotakse need aasad ära või seotakse need seinad omavahel ära ja siis monolitiseeritakse või oodetakse see vuuk kinni, et need aasad, mis sealt seinte seest välja tulid, need olid kõik armatuurist, ehk mehed pidid neid kangiga sirgeks painutama, neid võis olla seal, ma ei tea, siis 200 sammuga või 3-meetrine sein, et paarkümmend tükki seal näiteks on, et või vist, ütleme, ja siis neid käsitsi, neid painutasid, siis see võttis meeletut aja. Et nüüd on seal niisugused trossaasad, mis on Peiko toode ja PVL-id enamasti, mida kasutatakse, et see nagu annab nagu meeletult palju kiiruses juurde, et enam ei pea neid painutama.
füüsiliselt ka, kui sa neid kangiga päev otsa seal painutad, siis see on nagu päris raske. Siis samamoodi on näiteks jätkurauad, et üks paneel läheb nii-öelda teise paneeli. Sinna samamoodi, et seal ei ole enam armatuurid, et kui nad ei saa transportida neid kõrguse pärast, siis sinna jäetakse mingid hülsid sisse ja keermelatid keeratakse lihtsalt objekti sinna sisse, et ei pea, vanasti painutati need seal pikali kõik ja siis platsi peal pidid mehed jälle neid püsti painutama, et see võitis samamoodi aega, et tegelikult on päris raske mingisugust 16-20 rauda seal igapäevaselt püsti niimoodi painutada. Pluss mingid Peiko lahendused on kõik, Peikol on üldse mingid head lahendused, ma vaatan enamus projekteerijad kasutavad kõik neid Peiko lahendeid, et need on tänapäeval ju kõik see ankrupoldid ja asjad, et omal ajal pandi, seda küll mina ei ole nii väga näinud, aga pandi poste mingisugusesse kannude sisse nii-öelda, et kannul valati veel servad ka ja siis post kiiluti sinna vahele. Et praegu tõstad ankropoltide otsa, keerad kinni, valad ära või valad kinni ja ongi tehtud, et see on kindlasti kiirus on ju. Mis veel? Praegu ei tule kohe midagi, eks neid on veel. Hoonete mingid energiatõhususe lahendused, mis ennekõike mõjuvad nüüd küll sissepoole, kas need kuidagi teile ka mõjuvad või avalduvad kuidagi sellesse, või üleüldse näiteks täna nagu sillaehitus täpselt samamoodi, me ju ikkagi ajame iga päev taga mingisugusemaid jätkusuutlikumaid lahendusi, mis oleksid igatpidi nagu keskkonna mõistes ja hiljem tarbijale nagu paremad. Otseselt meie kui monteerijana ei näe seda niimoodi, seepärast, et kui seinapaneel tuleb tehases, siis on seal soojustus juba reeglina vahel ja meie töö on lihtsalt siis kahe paneeli vahele panna soojustusvillariba ja sellest nagu piisab, et kas see villariba oli kunagi, ma ei tea, 10 senti, siis 15 senti, nüüd võib-olla 18-20 senti on ju, see nagu suurt ei muuda meie jaoks midagi, et selles osas ei ole, võib-olla rõdud, ütleme, et rõdud on niisugused külmasilla kohad, on ju, et võib-olla nende lahendused on küll muutunud ja nüüd on mingid šüko-lahendusid, et seal on soojustusribad on juba nendel valmis detailidel vahel, on ju, ja tänu sellele siis on võib-olla montaaž on pisut keerukam mõnes mõttes, aga ütleme, ta nüüd nii üle mõistuse ei muuda meie jaoks midagi. Kas kõik sellised muudatused vajavad ka mingit lisatäiendkoolitusi nii teile kui teie meeskonnale, mida siis juba teie peate haldama päeva lõpuks? Otseselt ei ole nagu pidanud nagu koolitama, et see materjal on suhteliselt kättesaadav, suhteliselt lihtsaks tehtud, paned interneti tootenime sisse, jõuad kodulehele, leiad üles, mis vaja on, et see ei ole nagu eraldi koolitust, ei ole otseselt vaja, ma arvan, et see koolituspool käib kõik seal projekteerijate ja võib-olla tootmises, aga mitte nagu platsil otseselt. Meil on nagu projekti järgi peavad olema need ära lahendatud, võtad projekti ette, vaatad, see läheb kokku, kui sa ei saa aru täpselt, võtad mingisuguse manuaali ette ja loed natuke seda. Anna ja datasheet ja selle järgi lähed. Ja. Kas see ehituse nagu mingid järelevalve kvaliteedi nõuded need on ajas paranenud? Kas jällegi, võib-olla see ei jõua teieni, aga kas see nagu on kuidagi nagu välja paistnud kuskilt, et samamoodi järelevalve, kes käib, kontrollib, on seal? Jah, järelevalvetega on üldse nii, et seal on ka nagu noorem generatsioon ja vanem generatsioon, et need vanakoolimehed, need on, kui näiteks projektis pole mingit rauda, armatuur ütleb, et vau, et siin peab olema armatuur, viska see sinna sisse, see on kõik väga hästi. Noorem generatsioon, ma muidugi ei ütle, et kõik on nii, aga noorem generatsioon on, siin pole rauda, me peame projekteerijal kirja kirjutama, küsima, kas siin peab olema raud või ei ole raud ja mis raud peab olema ja siis käib mitu meili ja võib-olla paar kõnet ja lõpuks tuleb ka muidugi see lahendus, et aga kuidagi need vanakoolimehed on kas seda kogemust on nii palju või tunnetust, et nad nagu ütlevad seda juba niimoodi, et nad ei hakka väga siin projekteerijat tülitama nende väiksemate probleemide puhul. Muidugi, kui on mingid suuremad puudujäägid, siis loomulikult tuleb kirjutada, aga muidu mitte. Ja järelevalve kvaliteet. Ma olen kuulnud, et
kõvasti käib praegu teipimine, kõiki asju teibitakse, õnneks meil betoonitöödel ei pea veel midagi teipima, et meil on ikka see vana aja armatuur ja vana aja betoon ja et ma arvan, et järelevalvet, ma arvan, et seal osas võib-olla nii palju ei ole muutunud kui võib-olla mingites teistes töödes. Sa ütlesid väga õigesti, et on noorem ja vanem generatsioon, et võib-olla ma ei taha öelda, et sa oled vanem, aga need inimesed, kes on terve elu võib-olla ehitust teinud, nendel on üks arusaam elust ja siis on need noored, kes tulevad otse koolist, lähevad ehitusse, on ju. Et kuidas sina võib-olla hindad? Võib-olla sul oli endal ka koolis koolikaaslased, kes kaugõppes olid noored, eks ole, alles esimest korda näevad eriala ja siis lähevad kuskile tööle, et kuidas on see turule minemine või võib-olla kuidas ka sina vaatad, kui sul tuleb võib-olla või tuleb mingi noor otse koolist sellisesse sektorisse tööle, et said sa aru minust, mis ma mõtlen, et just see, et mismoodi nende see suunamine seal tööturul käib, et nad jõuaksid ka lõpuks sinnasse õigesse punkti, et oskaks mõelda vabalt, laialt, tegelikult hästi loovalt, nagu inseneerias üleüldiselt vaja on ju? Nojah, meil käib siin Eestis need inseneride vajadus üles-alla, on ju, et üks hetk, kui on nii-öelda buum, meeletult ehitatakse, siis võetakse esimese korsuse tudungid juba platsile tööle, et pole probleemi. Ja siis teistpidi jälle, kui on niisugune, nagu võib-olla veel aasta tagasi ei olnud väga tööd või oli tööd väga vähe, siis ilmselt need üliõpilased ka saavad koolis rahulikult õppida, mitte ei pea turule tulema. Vaja on kahtlemata kõiki, nii vanasid kui noori, et vanadel on kogemused, noortel on uued teadmised. Ma arvan, et 20-aastase, 40-aastase ja 20-aastase inseneri vahe on kindlasti väga suur, ühel on küll kogemused, teisel on jälle värskemad teadmised koolist, et kui üks aitab kogemustega, siis teine võib-olla uuenduste ja teadmistega ja kõik see ja kõik kogu see 3D mudelid ja asjad on ja praegu käib ju kõik selles juba projekteerimine, joonestamine, ehitus ka on ju, pluss kui palju sa saad skännida kõike seda ja ma saan aru, et jookstakse juba seljakotiga enam-vähem ruumides ringi, mis kaardistab terve ruumi ära, pärast võrdled, et kas see töö on tehtud või ei ole või kas ventilatsiooniava on õige koha peal või ei ole, kuna meil peab siin toru olema, et selle jaoks on kindlasti noori ka vaja, kes selle teadmistega koolidest tulevad ja võib-olla neil ei ole seda teadmist veel, et näiteks, et kui kraana seisab objektil, siis see maksab raha, on ju, et sa pead kiiresti tööstada ära tegema, kraana minema saatma, et noor, kes tuleb koolist, ei oska võib-olla seda nüanssi mõelda, aga samas tal on teised plussid, nii et küll nad õpivad. Aga see noor peaks kooli kõrvalt töötama. Sina käisid siin koolis, sina töötasid okei, nii saime aru, aga kas see noor, kes tuleb see õppima, kas ta peaks töötama kooli kõrvalt? Kas mõtlen ehituses? Jah, ma saan aru, eks ma olin ka noor kunagi, raha polnud. Raha oli vaja. Nüüd teen siis. Tahtsin peol käia, tüdrukutega väljas käia, niisama elada. Kui raha ei ole, istun käin koolis, siis raha oli vaja, siis lähed tööle lihtsalt. Kas ta peaks minema, ma ei tea, võib-olla mingis ideaalses mudelis tõesti, ei mitte ideaalses mudelis, okei, ma nüüd natuke liialdan, aga kui sul on ütleme, võib-olla pere poolt tagatud kõik, et vanemad on heal järjel on ja suudavad sind nii-öelda üleval pidada, nii kaua kui sa õpid, siis ma usun, et teatud mõttes on õige kool rahulikult ära lõpetada ja siis tööle minna. Ja? Ütleme vähemalt tekadega koha pealt. Siis siin on ju praktikat ka, ma loodan, et need on siiamaani alles, et sa saad tööga kokku puutuda. 4 aasta, meil oli 4 aastat, nüüd on vist 3,5 või natuke vist tagasi. Nüüd on vist 3,5, jah. Ja, et kui see 4 aastat, meil oli see 4. aasta, ütleme, 4. aasta teine poolaeg oli ainult lõputöö ja ma ei tea jälle, kas siis jääb aega lõputöö kõrvalt, aga ühesõnaga, ega ta paha ei tee, aga samas mõlemat pidi on ja sa saad mingit kogemust, teistpidi jälle sul jääb aega vähemaks, et õppida korralikult on ja seda kõike omandada, kas päris kõike peabki elus omandama. Võib-olla mõne asja võin mööda ka lasta. Et aga ühtepidi ta teeb kasu, teistpidi ta teeb kahju. Ma ei tea, jah. Ma ei tea, ma ei oska nii 100% vastata. Ma näen mõlemas pooles plusse ja miinuseid.
Praktikate näol sa kunagi siis, mis sa kirjusid sinna? Panidki kõik oma igapäevase töö, kolm praktikat oli kokku ju. Vist oli 2 või 3. Ja, tegin mingit ikka. ja ega kirjutasin tegin ühe praktika kirjutasin kokku, esimene praktika oli, et pead nagu töömees olema, siis kirjutasin, valasime vist sõbra seda saunale, tal on niisugune saunamaja 60-ruudune, valasime plaatvundamenti sinna või ta valas, siis kirjutasin sellest kokku, kuidas kogu tööde protsessi planeerimine käis ja mis tööriist oli vaja ja nii edasi. Kaval, aga samas toimib on ju ehituspäeva lõpuks. Ja ikka, oli muidugi. Siis firma, nii et kui juba firmas pidid nagu töötööjate olema või selline objekti, ITP, siis ma kirjutasin mingisugusest ma kirjutasin tegelikult ühest objektist, me tegime Viljandis oli Treibau ehitas Viljandi mingi jalgpallistaadioni staadionit vist ja administratiivhoonet ka seal on niisugune põnev niisugune, ma ei oska, nagu kaarjas katus betoonist ja siis me ehitasime seda raketist ja valasime ka ja armeerisime, et sellest kirjutasin nagu pika jutu, kuidas seal kõik asjad on. Ühesõnaga hingega ikkagi ehituse juures olnud pidevalt? Ma arvan küll, mul on suures plaanis küll, kuigi on teinekord tunne, et ei viitsi enam Viljand on. See vist kategoriseerub sinna, et ettevõtja need võlud on ju? Nojah, eks ta on ikka, ega need mingisugused vaidlusi on kogu aeg, et kas vaidled objektil, vaidled oma meestega või kogu aeg on mingid probleemid kõigil, et nendega tuleb igapäevaselt tegeleda. Mõnikord ma mõtlen, et võib-olla, see on ainult, naabri krunt on ikka rohelisem, et mõtled, et sõltuks ainult endast, võib-olla oleks nagu lihtsam seda tööd, mingit sellist tööd teha, et võib-olla, aga ma räägin, see on ainult vaatad, kuidas teistel lihtsam. Et ma näiteks mõtlen järelevalveks, võiks ju kunagi minna võib-olla, et kuigi jälle kogemust otseselt ei ole, aga sul on kogemus ehituse peal. Nojah, okei, selles mõttes et ütleme, peab juurde lihtsalt midagi õppima, kuidas aknit jäändada ja nii edasi, aga et järelevalve oled nagu endast justkui sõltuv, ise vaatad projekte, ise käid järgid, vaatad, teed asjad, sul ei ole nagu kedagi maid jagada kogu aeg. Et see nagu tundub mulle võib-olla ka, võib-olla mitte veel. Aga siis sa saad need kooliteadmised võtta endaga kaasa? Ja saan igal juhul, ja kooliteadmised saan kaasa võtta, täpselt. Võib-olla saan veel ikka TalTechi ka minna ja juurtega neid õppida natuke. Kindlasti. Kas sul on mingisugused suuremad eesmärgid, võib-olla oma nagu, ma näen, sa oled ikkagi selline, kuskil ikkagi tahaks veel, võib-olla oma nagu ettevõttega, võib-olla üldse oma üksi, nagu sa natuke mainisid. Ma olen mõelnud, et magistratuuri tahaks küll minna. Lihtsalt me ei ole leidnud nagu seda viisi veel. Minu meelest Tartus ka ei ole magistratuuri seal Põllumajandusakadeemias. Et ongi ainult TalTech ja TalTechis on see päevaõpe. Et keegi võiks teha kaugõppe. et Tallinna Tehnikakõrgkool võiks teha kaugõppe hoonete ehitusmagistruuri. Hea ettepanek, äkki keegi võtab nagu kuulda. Aga selliseid tööalaseid eesmärke, näiteks, et äkki tuled sildade poole ka. Tead ju, läheb käima meil siin üks suur... Ma tean küll, ja ma tean, ütleme... vaatame, ja otseselt ei ole nagu pakkunud, mõnikord midagi oleme siin nipet-näpet, aga pole võitnud, et vaatab, see nii-öelda tehnoloogia, kuidas seda teha, on nagu iseenesest teada ja midagi võõrast ei ole, aga ma ütlen, et me oleme tegelikult pigem rohkem keskendunud montaaži peale, pigem rohkem, kuigi me teeme monoliiti ka, aga me teeme natuke vähem monoliiti, et sild on sisuliselt päris monoliit ainult ja kõik. Aga nüüd vist järgmist aastast läheb nii palju sildasid ja vedukte ja tunneleid ja truupe ja värke-särke, et ütleme niimoodi, et kes endale hakkavad
või plaanivad kuurivundamenti või aiavundamenti ehitada, siis betoonimehide sinna küll ei leia. Pigem mitte, jah, see on karm, see on väga karm. Siin võib tulla kõik teiste erialade mehed lähevad, hakkavad ikka betoonitöid tegema ja võib-olla see teeb nagu betoonimeeste kvalifikatsiooni kuidagi nagu mustab või nii-öelda. Aga eks näis muidugi, see võib-olla liialdus. Aga neid ma kardan küll, et järgmine aasta mingist hetkest hakkame tikku tule taga ajama kõik nii et ega see ka tegelikult ei ole nagu hea. Et meil on kuidagi see nagu viimasel ajal on kas üks äärmus või teine äärmus, et kas on äärmus selline, et tööd on nii palju ja jõua ära teha, ei ole mehi kellega teha või teine äärmus, et tööd on jälle vähe, et ei jõua ära teha, et ei ole mehi, et kui see Ukraina sõda hakkas siis lõi hinnad ülesse üks hetk niimoodi, et müügimehed tegid pakkumisi niimoodi, et eriti mis puudutab see soojustust, on ju, et kuuled, et see kehtib mul lõunani, et pärast seda on juba uus hind, on ju. Et siis nüüd on need hinnad jälle tagasi alla kukkunud kõik rõõmsasti, et see oli jälle mingi hetkeline, et sama on ka tööga, et mingist hetkest oli tööd väga palju ja nüüd vist niisugune 3 aastat vahepeal või 2 on nagu kogu aeg languses olnud, et tööd on nagu oluliselt vähem olnud, hinnad on minu meelest languses olnud, kõik on justkui languses olnud. Ja nüüd järsku sellest aastast, võiks öelda selle aasta jaanuar-veebruar oli veel justkui rahulik ja nüüd järsku on et tööd on, kõigil on tööd on nii palju, et ei jõua jälle ära teha ja peadevõtjad samamoodi otsivad valdavõtjad on kõik kinni, keegi ei saa tulla. See lööb hinnad jälle üles ja tagasi kõik, et pole niisugust stabiilsust, et natuke kõigub natuke üles alla on okei, aga kui sa nagu käid nagu niisugune äärmust äärmus, siis see ei ole nagu väga minu meelest hea meie turule. Jätkusuutlik. Ma ei tea, mis see Rail Baltic saab ka valmis, mis siis saab veel. Langust siis võimegi puhkama minna. Nojah, okei, võib-olla tõesti. Ei, aga ta võiks olla niisugune kerge lainetus, mitte nii, et ta käib nii. See on lihtsalt Eesti. Nojah, eks ta on jah, muidugi. Kas sa tahad või oskad öelda ka mingisugused soovitused meie tänase vestluse lõppu just noorele, kes läheb kooli õppima siis vahet ei ole, mis ehitust? Jah, ega meil on teedeehitus, hooneteehitus, mis meil on? Geodeesia on põnev ala seal vahepeal. Ja. Mis ma soovitan? Et see, kes on juba tulnud õppima või tähendab, on otsustanud juba, et ta läheb ehitust õppima või see, kes veel kaalub, et kas minna arstiks või ehiteks. Ma ei tea, jah. Perearstiks. Ei, ehitus on äge ala, et tegelikult selles mõttes, et mis on ehituses minu meelest väga kihvt on see, et algus lähed sinna mudaauku, on ju, savi ja kõik leepub jala külge, on ju, ja lõpuks, kui kõik valmis on, siis on toimiv hoone, on ju. Inimesed saavad sinna tööle minna või seal hakatakse tootma midagi või sealt mööda, või on see tee või raudtee, hakkavad seal rongid ja autod sõitma, et see on tegelikult äge, kui sa näed seda tervet seda protsessi, et kui sa nagu alustad kuni lõpuni välja, et see mul tegelikult meeldib, et see on kihvt. Siis ehitus on kindlasti koht, ütleme, kui me räägime ehitusest, mitte projekteerimisest ega järelevalvest, et seda kogemust mul selliselt ei ole, et ehitus on kindlasti, et sul äkki igav kunagi, et alati on põnev. Stressi on ka kindlasti, sellega pead õppima nagu toime tulema, aga igav ei hakka kunagi, see on fakt. Minu meelest suurem osa ehitajaid on väga nagu siuksed toredad inimesed, siuksed elu näinud, kogenud, et nendega ei hakka igav kunagi, minu meelest see on väga suur pluss, need inimesed sul ümberringi, kellega sa koos töötad. Ega me ei tea rohkem, jah, need vist juba 3 niisugust okeid asja, muidugi teadmist ka ja kogu see, võib-olla kui hakkad endale kunagi maja ehitama, oled 10-aastase ehitusstaažiga, siis tuleb hea maja. Eriti kui oled peatöövetja ja ehitad päevast päeva endale, või mitte endale ehitad päevast päeva mingeid hooneid ja siis hakkad oma kodu ehitama, ma arvan, sellest tuleb üks korralik kvaliteetne värk. No siis enam alla ei anna mitte üheski asjas. See peab tulema ikka, siuke. Ja ega
ma ei tea, noh, kas see on mingi pluss, aga kõik ehitavad kogu aeg, su sõbrad ehitavad, su sõbrad ostavad endale maja või korteri, sa saad alati ka oma nii-öelda nõuga neil abiks olla. Tööd otsa ei saa. Tööd otsa ei saa, ja et ma siin ikka loen, et inseneride puudus ja kogu aeg on vist puudus jälle, et nüüd kui see Rail Balticu täismaht ka lahti läheb, ega sinna on ju ka inimesi juurde kindlasti vaja ja eks see ju peab ka kuskilt tulema ja eks ole näha. Ei tea, palju Eestis inimesi välismaale läheb, aga kindlasti, ma mõtlen nagu, ütleme, tavatöötaja, kes platsitööl on, neid kindlasti läheb, on ju palju, aga ütleme, palju läheb nagu siis insenere välismaale, et ma olen mõelnud nagu ühtepidi, et see Euroopa Liit on muidugi, ma olen poolt ja kõik on hästi, aga see vaba tööjõu liikumine on teatud mõttes nagu miinus, on ju, et just ma mõtlen nagu meie Eesti jaoks miinus, kuna me oleme niisugune, võib-olla me ei suuda palkadega konkureerida siin Soome, Rootsi, Norraga, kes meil on väga lähedal, pluss meil on näiteks Saksamaa ja Kesk-Euroopas, et Holland, et väga palju inimesi voolab välja või läheb Eestist välja, kes võiks tegelikult Eestis tööd teha, on ju. Et see, selles osas on nagu kerge miinus, on ju, ja me peame nagu, me otsime nagu inimesi juurde, kes tulevad kolmandatest riikidest, seepärast, et jällegi me ei saa endale soomlast siia tööle, on ju, mis ei jõua neil palka maksta, on ju. Et selles mõttes ma arvan, et kui Eestis on inseneride probleem, siis tegelikult on terves Euroopas inseneride probleem ja võiks eeldada vähemalt ja ma arvan, et selles mõttes oled noor inimene, miski siin kodus kinni ei hoia, siis Eestis ehitatakse väga ägedaid asju, aga ma arvan, kui lähed kuhugi Saksamaale, seal võib olla ikka nagu üliägedaid asju, millest sa saad osa võtta ja kaasa lüüa, et kindlasti niisugune asi, mida võiks teha. Eriti veel, kui ma ütlen, pere ei ole, saad nagu iseendast nagu iseendale keskenduda ja maailmaga näha ühtlasi. Nii et väärt eriala, mida õppida, igatahes. Igatahes, jah. Tööpuudust ei ole kindlasti. Ideede puudus ka mitte. jah. Tänan, Toomas, et sa said tulla täna. Tänan kutsumast. Siukse lühikese aja. jah.